nagu enamus meie messinurga projektidega, siis ka seekord kasutame me liimpuid kilpi ja seekord teeme kasest liimpuid kilbist oma projekti. No õnneks Puumarketis on see kilpide valik niivõrd suur, et siis saab valida võimalikult lähedase suuruse sellele, milline saab projekt olema, et materjali kadu oleks võimalikult väike. Ma arvan, et ma võtan siit midagi natuke suuremat ja midagi natuke väiksemat. Minu tänane projekt on valmistada jalatsite riiul. Aga mitte selline tavaline jalatsite riiul, mis võiks materjali järgi mõtelda, et on niisugune horisontaalne plaat, siis siin kuskile tuleb mingi vahe, kuhu saab jalatsit panna. Aga mina teen vertikaalse riiul, ehk et püstine jalatsite riiul. Ja siia peale tuleb nüüd kuidagi sokutada mingisugused siis need riiuli elemendid, mille peal need jalanõud siis olema hakkavad. Minul on plaanis teha need natukene põnevalt. Ma teeks nad selliselt, et ei ole mitte lihtsalt riiulid, vaid ma panen nad vaheldumisi selliste nurkadena. Ja see tulemus võiks siis olla selline, kuusepulaadne, tagurpidi kuusepulaadne moodustis, kuhu siis saab neid jalanõusid järjest vahele panna. Ja siis tuleb loomulikult teha alla mingisugune selline jalg, mis seda asja püsti hoiab. Aga ma alustan nende riiulite kokku ühendamisest. Need liimpuid kilbid olen ma juba endale sobivatesse pikkustesse lõiganud. Nagu ma mainisin, siis Puumarketisse erinevate suuruste valik on suurepärane. Võtad sellised kitsad kilbid, ainult järkamisvaev, võtad natukene laiema kilbi, jällegi ainult pikkusse lõikamise vaev, et ei ole vaja mingisuguseid tööriistu selleks, et teha pikilõiget. Üks moodus oleks need plaadid omavahel kruvidega kinnitada. Mina mõtlen, et prooviks need nii-öelda küpsistega ühendada, ehk siis tekitada liimliite. Ma olen siin mõned testfreesimised juba teinud, aga jagan teiega ka, kuidas ma siis siia neid tüübliavasi sisse freesin. Need tüüblid on sellised, nagu ma nimetasin, nii-öelda küpsised ja käivad siis siia nende vahede sisse. Ja need vahed freesin ma sellise spetsiaalse küpsise freesiga. Ma selle jaoks olen endale ära märkinud, kus kohas on nende avade keskkohad. Siin freesi peal on mul siis sellised spikrid või jooned, mille järgi ma saan siis jälgida, kus kohas see keskkoht on. Ning teisalt pean paika panema siis materjali paksuse, et ma saaksin selle täpselt materjali keskpaika. Ja nüüd, kui mul siin on juba pliiatsiga väikene märge tehtud, siis pole muud kui freesime. Kuna nüüd meil on plaanis see üks plaaditükk panna teise plaaditüki külge sellised risti, siis meil on vaja neid tüübliavasid ka siia plaadi pealmisele pinnale. Selle jaoks me kasutame seda sama freesi, aga märgime natuke teistmoodi ja seadistame freesi natukene ringi. Kõigepealt me mõõdame endale siia peale selle õige kauguse, mis mõõt on mul täpselt teada. Tõmban endale siia väikese sellise spikrijoone ette. See joon jääb mul pärast peitu. Et selle pärast ma muretsema ei pea. Ja nüüd selleks, et märkida, kus on siis selle tüübliaugu keskkoht, võtan selle sama nurgiku, millega ma siia otsa peale need märgistused tegin. See on mul seadistatud õigele kaugusele ja panen täpselt selle sama kaugusega siia peale. Selleks, et ma saaksin risti sinna freesida, selleks ma pean eemaldama endal siit ühe sellise freesi abivahendi. Nii, kui ma selle lisajoonlaua eemaldan, siis nüüd ma saan selle freesi panna risti materjali peale. Selle jaoks, et ma nüüd näeksin, kuhu freesi panna, pean ma endale vähe pikemad siuksed juhtjooned ette tõmbama. Ma panen siia endale teibiriba, siis ma ei pea pärast seda plaati endal pliiatsi märkidest puhastama. Nii, nüüd ma siis sätin selle freesi samamoodi endal märkide järgi paika. Vaatan, et oleks kõik punased märgid täpselt joonte peal ja siis võiks asi olla paigas.
Ja tõepoolest, tulemus on mul täpselt joone peal. Nüüd pole muud, kui liimime selle kuusepuu kokku. Võtame endale vajalikud küpsised, lisame nendesse tühimikesse liimi. Ei tasu seda panna liiga vähe, aga mitte liiga palju, sest kui me seda siit liiga palju välja pigistame pärast, siis see liim tuleb kõik ära puhastada. Nii. Ja panen pitskroovi peale. Nii, nüüd teeme riiulile väikse aluse ka. Selle jaoks ma teen sellise nii-öelda sokli. Sokli laseme samamoodi nende tüübitega kokku, vaatame, kuidas see õnnestub. Niimoodi või? On õige või? Nüüd ma tõstin selle kuusepuu siia aluse peale ja pean siia peale nüüd kuidagi puurima augud või siia tausta sisse puurima augud, läbi mille ma siis selle siia tausta külge kruvidega kinnitan. Vaatame, kas see mul õnnestub. Ma olen teatud märked see ju peale teinud. Hops. Kinni. Kena. Minu meelest täitsa asjalik kingariiul, nagu ikka nende nurgakivi meistrinurga tegemistega. Asi käib kiiruga ja ei ole aega oodata nii palju kui vaja. Mõnest kohast andis liimliide järgi, sest et polnud aega oodata. Siia paneme liimi natuke uuesti vahele ja selle saab korda, aga üldmulje mina arvan päris äge ja täitsa praktiline kingariiul.